tere! Tahtsin mingit nalja teha, aga see vist oligi nali. Ma tahtsin nalja teha, aga ei tulnud nali välja. Nii et tere, ilusat pühapäeva kõigile. Loodan, et teil on tore nädalavahetus olnud. Minul on, ma loodan tõesti, et sul ka. Ja nädalavahetus on, või üldse terve see eelmine nädal on tegelikult minu jaoks möödunud grillimise tähe all. Ja lõpeb ka see tänane päev siis grillimisega. Ja lähen grillima ühe inimesega, oma emaga. Ja oma ema teades on selline lugu, et ja ma arvan, et see case on iga inimesega, aga praktiliselt iga emaga, et kui on söödud midagi soolast, midagi maitsvat isegi, siis ikka öeldakse, et ma tahan midagi magusat ka. Või midagi tahaks ja me kõik teame, et see on magus. Aga poest ma midagi ostma ei hakka. Minu kohupimokooki, minu porgandikooki on minu ema juba söönud. Ta on söönud ka mingisuguseid piima toodete baasil tehtud magusaid asju, mida ma teinud olen. Ja mitte, et nüüd see rabarberikook, mida ma kohe tegema hakkan, ei ole piima toote baasil mingil määral siis on. Ja nii lihtne see ongi, et ma teen siis oma emale, tegelikult endale ka, sest rabarberikook on üks mu lemmikkookidest peale enda kohupimokoogi. Ja teeme siis rabarberikoogi, aga üks asi, mis mulle rabarberikoogi juures ei maitse ja tegelikult pole kunagi maitsenud seega, kui ma olen söönud nüüd kellegi rabarberikooki ja ma hakkan rääkima, mis mulle selle meeldib, mulle ei meeldi see saiapõhi. Ja just nimelt see, et seda on nii palju ja see maitse lõpuks on suu seda täis võib-olla ja sinna ei pane väga palju rabarberit ka peale, ja siis see lähebki selliseks imelikuks ära, et lõpuks ongi selline rabarberi sai või midagi sellist. See lihtsalt ei ole minu teema, ma olen väsinud sellest, ma olen seda väga palju söönud, väga pikk vahe on tegelikult sees olnud, aga alati, kui ma seda sõin, siis ma mõtlesin, et tahaks mingit muud moodi. Näiteks rabarberi moos oli väga hea kohupiimaga. Aga ega ma väga kaugel sellest täna ei olegi ja eriline pagaritoodete küpsetaja ma pole. Mis tähendab seda, et ma ei hakka seda põhja küpsetama, vaid teeme siis ikkagi põhja ka sellele, et oleks ikkagi asi koogi moodi, muidu on jälle selline piimatoode. Ja ma näitan teile siis koostisosad ära, mis sinna lähevad ja see kook, kui nüüd minu mulasid välja arvata, siis see kook valmib maksimaalselt 10 minutiga. See on ju päris palju tegelikult. Saab, ütleme nüüd maksimaalselt 10 minutiga. Nii, ja ma valmistan siis põhja. Siin on mul Paulunsi müsli, see tähendab seda, et küpsetama ei pea ja siin on ka juba rabarber sees, seega need kuivatatud rabarberi tükid annavad sellist mõnusat rabarberi maitset veel. Põhjas kasutan ma veel tatleid ja nüüd nendest ma räägin natukene lähemalt kohe, kui ma tegema hakkan. See on siis põhjamaterjal. Nüüd kookospalmi suhkur ja kohupiim, need ma segan siis ära, need lähevad sinna keskmiseks kihiks. Võib ka peale panna, kes tahab, aga mina eelistan seda keskmiseks kihiks jätta. Ja kõik, rohkem ma sinna midagi ei panegi. Ja nüüd rabarber ja kaneel ja õige pisut kookospalmi suhkrut panen ma ka. Ja miks ma kookospalmi suhkrut panen, sest see tekitab sellise mõnusa karamelli maitse sellele rabarberist. Ma justkui tegelikult hakkan seda karamelliseerima, kuigi tegelikult ma lihtsalt küpsetan seda veega väga-väga õrnalt ja praktiliselt see jääb väga-väga puhas rabarber, ainult mingit vesisust sinna, kui sellist ei jää. Vot, ja ma ei tea, mis siin ikka, selles mõttes, et hakkame pihta. Et kui kellelgi on mingid küsimusi, siis küsige julgelt ja ma vastan hea meelega teile. Ja kõigepealt, mida ma siis teen, on see, et siin on mul siis pott. Panen poti põhja natukene vett. Näete, umbes nii palju, ma ei tea, kas on isegi 100 milli. Ja nüüd panen lihtsalt poti siis tulele ja annan sellele potile väga-väga natukene kuumust ka, väga-väga natukene, ühesõnaga natukene, ma ei tea, mida see väga-väga selle eest tähendas. Nii, ja las see vesi lihtsalt läheb seal põhimõtteliselt soojaks. Et see on minu eesmärk, mitte midagi muud ei ole vaja, keeta pole vaja, väga-väga rahulikult. Nii, kohupiima panen kõrvale ja nüüd kõigepealt, mida ma teengi, on see, et rabarber on mul kooritud, nagu te näete, ja kõigepealt, mida ma teengi, ongi siis see, et ma hakin ära rabarberi, seda nüüd tuleb küll teha. Nii.
ja nii suured, nii väiksed tükid, nagu te ise soovite ausalt öeldes, mina soovitan nad pigem teha väiksemaks, sellepärast et siis te tõmbate selle nii-öelda kuumutamise aja korralikult alla. Ma tean, ma juba näen, et mul jääb natukene väheks seda rabarberit siin, seega ma panen siia ühe juurde. Ja ilmselgelt, kui te kasutate ka nuga sellist suurt, siis hakkige õigesti, on ju, mis tähendab seda, et sõrmed jäävad siit enda poole, küüned enda poole nii-öelda, ühesõnaga. Ja siis siit lihtsalt hakin ära selle. Ja nii lihtne see ongi. Aga suured rabarberitükid on ka lubatud. Täiesti lubatud. Nii, nüüd on see vesi seal kuumaks läheb. Ta ei pea kuumaks minema ja nüüd lihtsalt viskan need siia sisse. Kõik. Ja nii lihtne see ongi. Ja üks tükk maha ka. Seda ma sinna sisse ei pane, äkki ema vaatab ka laivi. Siis saan pärast. Nii, ja paneme ühe rabarberi veel, sellepärast, et ma tahaks, et seda oleks ikkagi korralikult seal. Sest me teeme rabarberi kooki, siin ei tohiks hakata domineerima muud maitsed väga. Ma panen ühe veel. Nii. Ja väiksed tükid, hops. Nii. Ja kõik. Ja nüüd panen veel kuumust juurde ja nüüd see vesi, mis mul siin all on ju, panen see törtsu juurde, ehk siis umbes 50 milliliitrit vett, näete, nii vähe seda vett ongi. Seda pole vaja, mingit rasvainet, mingit sellist asja pole vaja sinna üldse panna. See on täiesti ebavajalik. Nii, ja nüüd järgmise asjana, mida ma tegema hakkan, on siis põhi. Ja põhi, nagu ma ütlesin, on siis Paulunsi müsli, ilma lisatud suhkruta. Tähendab, selles koogis nüüd, selles mõttes nagu toiteväärtuselt on ilmselgelt kookospalmi suhkur sama, mis valge suhkur, aga ta on lihtsalt sellise kerge, karamellise, võib-olla isegi šokolaadise maitsega, ütleks mõni. Et ta on sellise teistsuguse maitsega, mis tähendab siis seda, et me saame, ma tahtsin teistsugust maitset saada ja kui ma teen selle niimoodi, siis ma saan selle teistsuguse maitse. Ja nüüd tuleb väga tähtis osa, tatlid. Iga tatliga seda põhja teha ei saa. Sellepärast, et vaadake, kui ma ei taha neid tatleid leotada, ma ei taha mingit asja nendega teha, need on nüüd täiesti, need ei ole siirupidega kuskil olnud, need on täiesti sellised, vaadake. See on nagu sisuliselt, see on nagu liim. See on nagu liim põhimõtteliselt see tatel, on ju. Ja nüüd ma panen ühe ja kõik need tatlid, keda huvitab, kus ma need sain, kindlasti on palju poode, aga mina ostsin seekord vähemalt Balti jaama turult, seal täitsa keskel, kus siis nii-öelda toitu, juurviljasid, puuviljasid, kõiki neid juurikaid asju müüakse, on ju, siis seal oli müüa siis selliseid tatleid. Seal on erinevaid, aga ma võtsin siis need, mis on kõige pehmemad, need on nüüd hästi kleepuvad, on ju. Nii. Ja mida ma siis teen, on see, et siinkohal nüüd tuleb kasuks, kui teil on kätes jõudu, kui endal ei ole, siis võtate appi endale mõne tugevama perekonnaliikme. Ja nüüd, mida ma siis teen, mitte midagi muud, ei ole vaja seda tatlit teha väiksemateks tükkideks, mitte midagi ei ole vaja teha peale selle, et lihtsalt suruda see mass kõik omavahel kokku. Ja nüüd seda müslit tuleb siis siia panna tegelikult nii palju, et see enamasti oleks ikkagi müsli, sellepärast, et see tatel, mis siin on, seda me põhjaks ei taha, sellepärast see on lätske. Me peame looma selle krõbeda efekti ja siin nüüd oleneb, kui palju keegi tahab seda täpselt teha, siis nii palju te panetegi seda tatlit ja müslit siia. Aga üle pole mõtet pingutada, sellepärast, et siis see lõpuks ei kleepu kokku. Näete, mina saan siit ilusa palli teha, siin on tugevalt vaja suruda, siis ta läheb. Ja üks asi veel, ma ei soovita seda, oodake, üks hetk. Uno momento, por favor. Nii, kulbi. Ja mida ma ei soovita on see, et ma ei soovita seda mingisugusesse masinasse panna. Nii, segan natukene siit rabarberipoissi ka. See aur ja kõik, mis siit tuleb, kuna rabarber on nii delikaatne, õrna tekstuuriga, siis ta saab päris kergesti valmis. Nii. Nii et ühesõnaga ma ei soovita seda panna sellesse kööginupaini või blenderisse või saumiksriga teha seda põhja, sellepärast, et mis siis juhtub on see,
et see on kõik kuidagi nagu see krõmps kaob sealt ära, aga mulle isiklikult krõmpsuvad sellised toidud justkui nagu meeldivad. Ja nüüd see pall hakkab valmis saama. Ma panen siin veel viimase jõu, mis mul alles on, panen siia sisse. Nii. Viimase jõu veel panen siia sisse ja ma arvan, et sellega ongi kõik. Nüüd on vaja käte pealt see lihtsalt maha saada. Peske ikka käed ilusti kenasti puhtaks, nagu mina seda ennem tegin. Ja siis on kõik okei. Ja kui te teete... ma sel teemal rohkem ei räägi. Aga puhtad käed on alati selline justkui tore nähtus. Nii. Ja rabarbar. Nagu te näete, siin on selline vesi hakkab välja tulema ja nüüd ma lihtsalt lasengi tal siin tule peal olla nii kaua vaikse tule peal, kuni see vesi sealt täiesti ära kaob ja tuleb jälgida seda, et see põhja ei kõrbeks. See on äärmiselt tähtis. Nii. Ja nüüd järgmise asjana võtan siis lusika ja hakkan seda siis põhja panema siia. Ja ma teen sellise, see on selline 2 inimese kook. Kui ma üksinda oleks, siis ma ütleksin 1 inimese kook, aga ma proovime siis emaga sõbralikult ära jagada selle. Nii. Ja nagu te näete, see mõnusalt leepub ja panen selle siia põhja. Ja nüüd siin on juba tegelikult tark võtta lusikasappi, sellepärast et lusikaga on natukene parem. See ei jää käte külge kinni, siis peab vähem toimetama. Ja nüüd siit kõigepealt, mida ma teen, on rahulikult. See on põhimõtteliselt nagu valgukorvikest ja siit mul see idee tuligi, et toitumiskava on selline toit nagu valgukorvikesed. Ja siis sealt see idee, nagu ma just ütlesin, pärinebki. Ja põhja midagi suhkrut panema ei pea, sest need tatlid, mida ma siin kasutan, on äärmiselt magusad. Ja nüüd see müsli, kuna siin suhkrut lisatud pole, siin on rabarberdükid, siin on erinevad koostisosad, siis see kõik annab kokku siis sellise tasakaalustava maitse, ütleme niimoodi, et kui siin oleks ainult tattel, siis asi oleks päris magus. Nii. Ja nüüd lihtsalt ettevaatlikult surun selle siia tugevalt põhja ja hiljem ärge muretsege selles mõttes, et ma saan selle siit vabad lusikaga millega iganes välja tõsta ja see läheb veel külmkappi seisma ka. Nii. Ja see on siis põhi. Ja nüüd hästi tugevalt surun ühtlaselt. Vaatan siia, et mingit õhku kuhugi sisse jääks. Küpsetuspaberi panemine siia alla tegelikult pole vajalik. Kui te teete suurema koguse, siis see võib täiesti olla siin, aga ei pea olema. Ja nii, ja nüüd ma tunnen, et mul on ilusti kõik see kokku surutud. Näete, selle põhjaga ei juhtu mitte midagi. Ei tule välja. Ma ei hakka seda siin raputama, sest siis ta võib välja kukkuda, aga ei tule ta siit kuhugile. Ja nii lihtne see ongi. Nüüd järgmise asjana panen selle kõrvale. Nii. Ja rabarber on ka peaaegu valmis. Lasta siin veel teeb, sellest ei ole mitte midagi hullu. Järgmise asjana teen valmis siis kohupiima. Ja nüüd see on niimoodi, kuna see põhi on küllaltki magus, siis kohupiima me nii magusaks ei tee, sest piimas, vaadake iseenesest on sees juba tegelikult ju laktoos on ju, mis on siis piimasuhkur. Ja siia ka me väga palju, vähemalt mina, ma ei tea, mis ma ütlen, me ei ole suhkrut panna, sellepärast et põhimaitse peab ikkagi tulema ju tegelikult rabarberist. See on see teema. See on see teema ja ma võin juba kinni panna selle. Hops. Nii. Käed ka vahepeal puhtaks on ju. Ja kookospalmi suhkrut, teate, mina olen enda jaoks välja mõõtnud siis sellise nagu ideaalse koguse kookospalmi suhkrut 200 grammi kohupiima kohta ja kuna mul on siin 400 grammi, siis läheb siia täpselt 25 grammi. 30 on natuke liiga magus ja 25 on täpselt paras. Ja kes tahab mett kasutada, palun väga, aga ma mee maitsega, ütleme nii, et ma ei ole väga mee-fänn teatud toitudes ja see on siis üks nendest toitudest. Nii, rabarber on valmis ja segame selle ära.
ja te näete, kui lihtne seda tegelikult teha on ju. Kindlasti proovige järgi. Ja kui keegi tahab mõnda muud müslit kasutada, palunsid granoolat, mida iganes on ju, siis võite vabalt mingit muud varianti ka kasutada. Nii, segatud kõik, lihtne. Nüüd siis tuleb see kohupiim. Ma ei tea, popp oleks võib-olla nimetada seda valgu rabarberi koogiks, sest valku on siin korralikult selles müslis. Täpselt samamoodi on, vaadake siin taga, hiljem saate stopi peale panna. Siin on 100 grammi kohta 12 grammi valku, aga valk ei ole tähtis, lihtsalt see on nagu omapärane, ütleme niimoodi, sest tavaliselt rabarberi kook on ju 70-80% süsivesikuid ja ülejäänud siis rasv ja valkus on nagu ühtki pole. Ja miks ma sellest valgust räägin? Ma ei räägi seda sellepärast, et see on mingisugune imeasi. See lihtsalt mõnusalt täidab kõhtu. Nii et kui sa selle koogi ära sööd, kui mina selle ära söön, mina ja mu ema selle ära sööme, siis jääb seda siia päris palju. Paljuks ajaks jääb kõht täis, mida ma tahan öelda, on see. Seda võib vähem panna, on ju, seda kohupiima osa. Aga kui ma seda eelmine kord tegin, siis minu jaoks jäi natukene väheks seda. Natukene väheks jäi seda. Põhja võib paksema teha. Ma ei ole seda veel toitumiskavasse jõudnud panna, sest see on nii värske retsept. Aga ma tean juba, et kui ma selle laivi siin ära lõpetan, siis ma näen kõike nii. Näete, siin meil on põhi, siin meil on kohupiima osa, ehk siis põhi on tegelikult umbes 2 korda õhem. Ja nüüd siis viimane asi, rabarber. Ja rabarber ilmselgelt, nagu ka õun, kuulub kokku kaneeliga. Ja kaneeli panime ohtralt siin, Santa Maria kaneel. Nii, ja nagu ma enne ütlesin, siis natukene kookospalmi suhkruka, natukene, ma arvan, et siia läks umbes teelusika täis, sellepärast, et seda kookospalmi suhkrut on siin juba piisavalt palju. Seda on piisavalt palju minu jaoks vähemalt küll. Et ma rohkem ei taha. Ja nüüd, mida ma siis teen, on see, et segan ära selle. Nii. Ja siin on siis selline mõnus, näete siit ise, kaneeline, kergelt kookospalmi suhkrune, rabarber. Ja seda on siin mõnusalt. Ja mingit vett üleliigset siin nagu ei ole, tegelikult on ju. Ega nüüd midagi muud ei olegi, kui see läheb kõik siia peale. Ja see, et see kuum on, uskuge mind, see ei tee mitte midagi. Kes mingil põhjusel tahab seda jahutada, palun väga, jahutage, tehke seda. Ei ole keelatud, võite igatepidi sellega mängida. Ja põmaki. Nii lihtne see ongi. Nii. Palun väga. Selline see on. Siin on korralik kiht siis. Mõnus selline kiht on peal, on ju. Nagu me alustasime ennem põhi, kohupiim ja nüüd siin peal on rabarber. Ja miks ma rabarberit siia rohkem ei pane? Ma võiksin panna natukene rohkem, aga väga lihtsal põhjusel. Ma siia seda rohkem ei taha panna. Sellepärast, et rabarber on tegelikult selle toidu staar ja kuna ma siia väga vähe panin suhkrut, nagu te nägite, siis ta on küllaltki hapu. Aga nüüd, kui ma seda rohkem paneksin, siis hakkaks see hapu maitse minu jaoks isiklikult domineerima. Ja kui ma paneks siia suhkrut juurde, no siis ta on juba magus. Seega see on igav, on ju. Seega igal asjal, igal kihil, mida te siin näete, on täiesti oma maitse. Ja kõiki neid maitseid on tunda. Vot. Ja nüüd, mida ma teen, on see, et ma ootan, kuni see jahtub nii palju maha, et ta kindlasti enam ei aura, ehk siis õhkusid nii-öelda vette ei aura enam. Siis ma panen siia peale kile ja siis see läheb külmkappi. Ja siis, kui ma lähen väljasõidule, siis ma võtan selle külmkapist välja, võtan muud lihad, grillid, värgid, särgid ja siis hakkab sööma seda. Ja siis ma õhtul, ma ei tea, äkki mu ema ütleb kaamerasse ka, mis ta sellest koogist arvab. Ma ei oska öelda, aga ma vaatan, kas kellelgi on küsimusi ka. Hetkeseisuga tundub, et
pole tulnud siia või siis ma ei näe neid, aga igal juhul selline ongi siis minu nii-öelda versioon rabarberi koogist, sest tõesti see saiapõhi, see küpsetamine, mõtlen ausalt, ma ei viitsi, mul see ei ole minu teema ühesõnaga. Ja see on täitsa minu teema. Kiire, lihtne rabarberi kook, rabarberi kohupiima kook sellise lihtsa põhjaga. Nii et kui kellelgi on huvi järgi proovida, siis kindlasti proovige, ühel hetkel lendab see ilmselgelt toitumiskavasse ka. Ja teie tagasiside, teie likeid, südamed, wow-näod, kõik jutud, siis need on ilmselgelt oodatud. Ja miks mitte jagada? Sellepärast, et ma ei tea, kaua see live siin täpselt kestnud on, aga minu jaoks oli selle valmistamine ülilihtne ja minu jaoks on see maitse ülihea. Seega siin on väga hästi proportsioonis nii-öelda vaev ja mis ma selle vaeva eest siis nii-öelda vastu saan. Nii et selles suhtes on kõik väga õiges proportsioonis minu jaoks. Nii et kui te proovite, siis andke mulle ka teada. Ja keegi küsis koguseid. Tead, oleneb, kui palju te seda teha tahate. Pange alguses silma järgi. Kui ma panen selle toitumiskavasse sisse, siis ma panen täpselt kogust ka siia. Aga ma ütlen kiiresti ära. 2 tatlit, ma võin kohe ära. Teeme kohe tegelikult. Teeme kohe siis lõpukogused ka. Nii. Ühesõnaga, mul läks sinna siis 2 tatlit. Kohe ma ütlen tatli kaalu. See nüüd ei pea olema selline suur, küll aga vaadake video ära. See peab olema väga pehme tattel, on ju. Näete, see on nagu plastiliin sisuliselt. Nii. Tatli kaal on siis 20 grammi. Võtame siit kivi ära, vahet pole. No, ütleme niimoodi, 40-50 grammi tatlit. Ja silma järgi ma juba tean, et ma panin müsli siia umbes 100 grammi. Ehk siis 100 grammi on umbes müslit, 100 grammi on tatlit. 2 pakki kohupiima, mis on siis 400 grammi kohupiima ja rabarberit, ausalt öeldes pange nii palju kui tahate, kaneeli nii palju kui te soovite, maitse järgi ja kokkospalmisuhkrut panin ma siis selle rabarberi kohta 1 teelusikatäie, et lihtsalt seal, vaadake, suhkur on maitse tugevdaja magusatele toitudele, tegelikult sool on ka, aga ilmselgelt soola ma ei hakka sinna panema. Seega, pange ausalt öeldes rabarberi kogus nii palju kui tahate, aga arvestage, ma kohe ütlen, mis ma panin. Ma arvan, panin sinna umbes nii palju rabarberit panin sinna, nii palju, ja kohe ma ütlen teile kaalu ka. Umbes 200 grammi, ehk siis 200 grammi rabarberi peale teelusikatäis kaneeli ja teelusikatäis kokkospalmisuhkrut või siis mett, kui sa soovid, või siis agavesiirupit või siis vahtrasiirupit näiteks. Tegelikult valge suhkurga kedagi ära ei tapa, aga ärge seda palju pange, on ju. Nii, ja nii lihtne see ongi. Ja nüüd ma lihtsalt, ega ma ei oota, millal see ära jahtub, aga kui see on ära jahtunud, siis ma lihtsalt panen sinna kile peale. Tegelikult mul on gaas, on ka selle jaoks, ma panen kaane sinna peale, viskan selle külmkappi ja siis ta seal seisab umbes kella 7-ni umbes, või siis 7:30 umbes niimoodi. Ühesõnaga õhtusöök on täna jälle looduses, kes mu storysid on vaadanud, teab, et ma olen selline looduse poiss, avastanud midagi uut enda kohta. Võt, aga igal juhul, tänan, et vaatasite, loodan, et meeldis, loodan, et proovite ja kui te proovite, siis palun andke mulle teada, sest mind väga huvitab, mida arvate teie sellest, aga see lendab ilmselgelt toitumiskavasse ka ühel hetkel, tõenäoliselt selle kuu teises pooles. Ilus pühapäeva jätku, tšau!